Nüüd, kui soki kudumine on jõudnud sinna järku, et säär on valmis, soonikut umbes 10 sentimeetrit ja siis umbes 10 rida siis tavalist parempidist kudumist, siis on aeg hakata tegema soki kanda ja selle jaoks paneme 5. varda puhkama, seda ei ole meil tükk aega vaja. Ja siis kontrollime, kas soki kudumisjärg on siin alguspunktis selle lõnga järgi, on ilusti, selle lõnga järgi saame teada, et need on samas kohas. Ja nüüd tuleb teha selline asi, et kududa viimase varda ehk 4. varda ja esimese varda silmused ühele vardale. Nüüd ma seda teen. Ehk siis, kui oli varem 12 silmust vardal, siis nüüd tuleb 24 silmust kududa ühele vardale. Teen selle kähku valmis. Nii. Nüüd on siin 24 silmust ja siit hakkab tulema kannalakk. Selleks, et seda nüüd kududa, tuleb pöörata töö ümber ja kududa tagurpidi rida tagasi pahempidi. Ja esimene silmus tuleb tõsta niimoodi, et see lõng on siin varda ees. Tõstan esimese silmuse ära ja koon terve rea pahempidi. Natukene siin pusserdan. Nii. Koon selle pahempidi ära. Peaks jälgima, et see lõnga tugevus oleks enam-vähem sama kui parempidisel kudumisel, muidu jäävad silmused liiga suured. Kohe jõuame lõppu. Nii. Ja viimane silmus. Nüüd on 24 silmust pahempidi kootud. Nüüd pöörame töö ümber. Ja tuleb kududa parempidi üks rida. Ja jälle esimene silmus tuleb tõsta, nii et lõng on pahu poolele, ehk siis seekord taga. Tõstame ära ja koon terve rea parempidi. Ja niimoodi 24 korda, ehk siis 12 korda parempidi ja 12 korda pahempidi vaheldumisi.